Tere tulemast kõigile vaimuliku muusika ja vaimulike mõtisklustega sügisõhtule kõigi pühade eest. Me kuuleme koorimuusikat Elva baptisti koguduse segakoorilt, seadelt muusika loonud Eve Saumets. Kuuleme keeldi ja briti palve tekste, mida loeb Toivo Pilli, kes on Tartu Saalemi koguduse pastor ja kes paljude inimeste jaoks Elvas tutvustamist ei vaja. Ma talle enne ütlesin, et mul on kiusatus teda tutvustada nii, et sa võid mehe välja viia Elvast, aga sa ei saa Elvast välja viia mehe. Kui võid ütelda, mis ta sest arvab. Dirigeerib Margus Kask, Jõgeva baptisti koguduse pastor, Uurmani kooli direktor ja on palju muid tiitleid, ma kõik ei teagi. Viiulitel Toomas Hendrik Kellervee, Elirin Meri, Kaleril Eve Saumets. Ja veel üks meeldetuletus, millest võiks olla abi. Ärge unustage peale kontserdi lõppu oma telefone jälle sisse lülitada või uuesti hääletada. Aitäh! Siin on koht ja see on aeg. Siin ja praegu. Jumal ootab, et astuda meie kogemusse, et muuta meie meelt, et muuta meie tegu, et näeksime maailma ja kogu elu uues valguses. Ta täidab meid lootuse, rõõmu ja kindlusega tulevikuks. See on koht nagu kõik teised kohad. See on aeg nagu kõik teised ajad. Kiitkem Jumalat siin ja praegu. Kallis Elva rahvas, ja omalt poolt, et mul on väga hea meel täna siin olla. Oleme astunud hingede aega. Täna on igaviku pühapäev. Tuleval pühapäeval algab kirikuaasta uus ring, advendiaeg. Mind on sellel sügisel kõnetanud üks pilt. See asub Amsterdamis Van Goghi muuseumis. Selle pildi nimeks on Viljapõld lõikajaga. Ja see pilt on väga tähendusrikas rääkides inimese elust. Rääkides sellest, et me kõik küpseme ja isegi pühakiri ütleb, et niipea kui vili on küps, saadab ta sirgi, sest lõikusaeg on käes. Kui kunstnik Vincent van Gogh, tuntud Hollandi kunstnik 19. sajandil, seda pilti maalis, siis tegelikult tahtis ta sellesse panna rohkem kui lihtsalt ühte loodusvaadet. Ta püüdis sellega väljendada tegelikult midagi, mis puudutavad tervet inimese elu. Ta tahtis sellega väljendada seda, et ühel päeval lõigatakse ja kaalutakse meie elu küpsust. Ta oli tegelikult noore mehena püüdnud jutlustada. Ta oli jutlustanud metodisti kirikus, aga üsna peatselt sai ta aru, et värvidega suudab ta rohkem väljendada kui sõnadega. Ja ta läks värvide peale üle. Pühakiri ütleb meile seda, et inimeste eludes on erinevat küpsemist. Ja mõni küpsemine jääb ka pooleli.
Jeesus rääkis tähendamissõna sellest, kuidas külvati sõna inimeste eludes ja mõni kasvamine jäi pooleli. Oli muret, oli kiusatusi, oli pealiskaudset vaimustust, mis ei viinud tegelikult viljakandmiseni. Oli muretsemist, rikkust ja elu lõbusid ja vili ei saanud küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Tegelikult ei sünni inimese elu küpsus kaugeltki alati kergesti. Selles pildis, ma loodan, et te seda näete lauljate peade kohalt, on tegelikult ka oma traagikat. Kui tänapäeval muuseumis seda pildi vaadata, siis iga vaataja saab aru, kui hinnaline see on, kui väärtuslik see on. See ei ole mitte ainult rahalises mõttes väärtuslik, kuigi ta on seda ka, aga ta on väärtuslik ka oma sõnumi poolest. Kuid selles pildis on midagi varjatut. Nimelt, see vaade, mida siin on maalitud, avanes Vincent van Goghile vaimuhaigla aknast. Ta oli haige mees, kes kandis oma vaimset nõrkust endaga kaasas, kes oli väga tundlik, aga kes tegelikult on selle pildi maalinud väga kitsas kohas oma elus, väga raskel hetkel oma elus, oma elu lõpu aegadel. Ja ometi lõida midagi niisugust, mis inspireerib meid veel täna. Me tahaksime olla niisugused inimesed, kes suudavad inspireerida teisi. Kes suudavad näidata midagi elu küpsusest, igavese, oleva, Jumala, tõe ja armastuse küpsusest ka teistele inimestele. Piibel ütleb Jaakobuse kirjas, et Jumal on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otse kui uudse vili tema loodute seas. Kõlab võib-olla pisut keerukalt, mida sellega öelda tahetakse, aga tegelikult see esimene viljavihk, mis omal ajal põllult võeti, oli see, mis näitas, missuguse kvaliteediga on ka teised viljavihud sellel põllul. Võib-olla võime meie, sina, võib-olla isegi mina, olla need inimesed, kes on nagu uudse viljavihud, kes kõnelevad oma eluga millestki suuremast, millestki, mis on võimalik, millestki, kuhu ka teised võivad jõuda Jumala abiga. Mis on see eluküpsus? Ma loen veel ühe lühikese teksti. See on Galatia kirja 5. peatükis. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Missugune viljavihk. Võib-olla need inimesed, kes niisugust vilja püüavad oma elus kanda, kes selles suunas küpsevad, ongi pühad inimesed. Kõigi pühade eest, kes on meie eele läinud, kes on kõnelnud me südame vastu ja puudutanud meid sinu tulega, me kiidame sind, Jumal. Kõigi pühade eest, kes elavad meie keskel, kelle nõrkused ja tugevused on meie omadega läbi põimunud, me kiidame sind, Jumal. Kõigi pühade eest, kes elavad veel pärast meid, kes kutsuvad meid üles muutma seda maailma koos nendega, me täname sind, Jumal.
elu Jumala sõnum sind varjaku, sind aidaku. Jah, armsa Kristuse sõnum, issanda püha sõnum sind hoidku iga õeluse ja iga kurbuse ja valu, sind hoidku salaviha eest ja kurja silma eest, ängistuse eest. Sa rändad siin ja rändad seal. Sa rändad küngastel ja kõnnul. Sa rändad alla, sa rändad üles. Sa rändad meredel ja kitsasteedel. Ja Kristus ise olgu sulle karjaseks. Sind kaitsku igast ilmakaarest. Ole sina taevane tee minu ees. Ole sina juhatav täht minu kohal. Ole sina valvas silm minu taga, tänasel päeval, tänasel ööl, ikka ja alati. Ma olen väsinud ja olen kurnatud. Juhi sina mind inglite maale. Nüüd mul kuluks ära veeta aega Kristuse lähikonnas, taevases rahus. Kui vaid sina, elu Jumal, kui sina minuga lepiksid, mind toetaksid, kui oleksid mulle täheks, oleksid kiivriks minu sängi heitmisest kuni mu ülestõusmiseni.
lootuse Jumal, me austame sind, Jumalat, kes tuleb. Sa ei ole kaugel maailmast, mis on sinu kätetöö. Kuid iga päev tuled sa jälle meie juurde, õnnistades meid oma ligiolekuga. Sa tulid loomises ja su vaim hõljus vete kohal. Sa tulid Jeesuses Kristuses, kes sai lihaks meie nõrkuste ja vajaduste maailmas. Sa tulid väes, mis äratas ta surnuist üles ja andsid võimsa tõotuse kogu loodule. Sa tuled iga päev taas oma vaimuga, lugematute meeste ja naiste ellu, et kujundada neid hellalt ja väeliselt. Ja viimaks tuled sa väes ja õiguses, halastuses ja lunastavas armastuses. Anna meile armu, et võtaksime sind vastu. Süüta meie armastus, et januneksime su ligiolu. Avarda meie nägemist, et märkaksime iga päev su tulekut. Me tervitame sind, lootuse Jumal. Jumala rõõm olgu su näos. Rõõmuks kõigile, kes sind näevad. Jumala nimbus olgu su kaela ümber. Jumala inglid sind kaitsku. Jumala inglid sind kaitsku. Olgu sul rõõmu ööst ja päevast. Olgu sul rõõmu päikesest ja kuust.
olgu sul rõõmu meestest ja naistest, kõigist maadest ja meredest, kuhu sa lähed, kõigist maadest ja meredest, kuhu sa lähed. Olgu iga aastaaeg sulle õnnelik. Olgu iga aastaaeg sulle särav. Olgu iga aastaaeg sulle rõõmus. Ja neitsi Maarja poeg, olgu sinuga rahul. Neitsi Maarja poeg, olgu sinuga rahul. Hoidku sind oma hoole all, elu Jumal. Hoidku sind oma hoole all, armastav Kristus. Hoidku sind oma hoole all, armulik püha vaim. Olgu nad sulle sõbraks ja abiks, mu südame armas laps. Olgu nad sulle sõbraks ja abiliseks, mu südamest armastatud laps. Isa, anna meile oma armastus ja kinnita seda meis sinu teenrites. Õpeta meid jagama oma armastust igal päeval. Loo meis igaühes kiindumus, mis peegeldaks sinu armu heldemalt kui miski siin maailmas. Jeesus, anna meile oma rahu ja kasvata seda meis sinu teenrites. Hoia seda meie kodus igal päeval
Voolaku see väljapoole vastu neile, keda kohtame, kui tunnistus sellest, et rahu on sinu tee. Püha vaim, anna meile oma rõõm ja täida sellega meid oma teenreid. Aita meid olla rõõmsad igal päeval, armastuses ja rahus. Olgu meil rõõmu suures külluses, kui me ehitame oma elu nii, nagu sina meid juhid. Kaastundlik Jumal, me tuleme sinu juurde oma vajadustega. Me tunnistame sulle, mida sageli ei julge eneselegi tunnistada. On raske elu üle rõõmu tunda, kui kohtame surma saladust. On raske vaadata tulevikku, kui meid piirab oleviku ebakindlus. On raske tervitada uut päeva, kui meeleheide varjutab lootuse. Aita meid täna tunda sind ja leida sind. Elu terviklikkuses, selle algamistes ja lõppemistes. Aita meid täna avastada sinu ligiolu nii valus kui rõõmus, nii kahtlustes kui usus. Aita meid täna ja tulevasil päevil ammutada lohutust sinu sõnast ja näha valgust pimeduses.
looja Jumal, me kiidame ja täname sind maailma ja selles leiduva ime eest. Looduse, taeva ja aastaaegade ilu eest, taimede ja loomade mitmekesisuse eest, looduse keerukate seoste ja selle eest, et oled teinud meid osaks loodust, kujundama maastikke, elama aastaaegade rütmis, olema kaasloojad. Lunastaja Jumal, me kiidame sind sinu aulise töö eest Jeesuses Kristuses, tema elu, ta olemuse ja tegevuse täiuse eest. Selle eest, et ta läks sinu tee lõpuni ja et sina äratasid ta üles, nii nagu sa äratasid üles kõik, kes teda järgivad. Vaimustaja Jumal, me kiidame ja täname sind inimajaloo rikka pärandi eest, kunstiteostes avanevate kõrguste ja inimlikus teadmises peituvate sügavuste eest. Sina tuled meie juurde oma vaimuga ja jätkad oma tööd, et sünniks uus loodu. Helde ja külluslik Jumal, kõik hea tuleb sinu käest ja me toome sulle tänu. Olgu sul Jumala õnnistus. Olgu sul Kristuse õnnistus. Olgu sul Püha Vaimu õnnistus.
ja ka sinu lastel, sul ja sinu lastel. Olgu sul Jumala rahu, olgu sul Kristuse rahu, olgu sul püha vaimu rahu kogu sinu elu jooksul, kõik sinu elupäevad. Olgu sul Jumala kaitse igal ahtal ajal, olgu sul Kristuse kaitse igal kui rajal, kümmelgu püha vaim sind igas allikas, igal maal ja igas meres, kuhu sa lähed. Hoidku sind igavene Isa omaenda valgustatud altaril. Hoidku sind igavene Isa omaenda valgustatud altaril. Taevane Isa, sellel igaviku pühapäeva õhtul me kummardame oma pead, et palvetada. Ükskõik, kas oskame palvetada või alles õpime seda. Sina ütled, et sina näed südamesse ja südamehoiak on tähtsam kui sõnad. Sellel igaviku pühapäeva hämardunud, pimenenud õhtul me pöördume nende sõnade poole, mida sinu läkitatud poeg Jeesus Kristus on õpetanud meie Isa palves. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeva ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Elava Jumala kaitse olgu sinuga. Armastava Kristuse kaitse olgu sinuga. Püha vaimu kaitse olgu sinuga. Igal sinu elupäeva ööl sind aitamas ja hoidmas
sinu elu igal päeval ja ööl. Aamen. Lugud see koor. Tänu koorile, dirigendile, heliloojale, saatele, liiuldajatele ja on tekkinud ka mõtteid Geldi Kristuse elujõulisusest tänu Toivole, kes on tõlkinud ja vahendanud ja ette lugenud. Ja jõudsin mõelda seda, et üle 1000 aasta, rohkem kui 1000 aastat omaaegse Euroopa ääremaadel. Ja me oleme täna siin koos soomlastega Euroopa piirimaadel. Ja see on viide sellele, et Kristuses üks kultuur saab tugevaks ja võib mõju avaldada palju suuremalt, kui selle kultuuri kandjad ise on. Ja täna me oleme algust teinud. Me oleme oma palvet õppinud, on see nii. Ja jätkame sellega. Järgmine pühapäev on esimese advendi püha. Olete teretulnud, meil on teenistus siin kell 11 naaberkirikus. Naaberkiriku õpetaja on ka siin, kell 11 on teil, eks ole. Ja seal, kus sa lähed, sinu kodulinnas ja asulas otsi üles kogudused ja kirikud, kus tähistatakse esimese advendi pühapäeva lootust, usku, armastust. Et sa võiksid minna rahu. Ja rahu Jumala käest on ühe valve kaud. Ja nüüd me tahame tänada veel mõne õie ja millegi magusele. Nii palju, et ma olen lihtsalt vaimustatud sellest, et nendele palvetekstidele on võimalik niisugust muusikat juurde teha ja niiviisi võimendada selle teksti sõnumit. Et need kelditekstid on tõlgitud õpetaja Jaan Tammsalu poolt ja need kaasaegsemad tekstid on tõlgitud minu poolt, aga lõpuks vahet ei ole, soli Deo Gloria. Kui juba tänamiseks läks, siis oodaks ka korraks sõna aitäh kolleegidele ja tuttavuseks tulnud ja kuulanud. Ja kõigepealt tahaksin koori tänada selle jõnusa pingutuse eest, mida te olete teinud. See oli tegelikult raske ja aitäh teile. Koori vanem äkki üks väikene sina. Meie seas on Inge, kes täna ilmasti kujundas meie ruumi ja tegi libekompositsiooni.
kes ennast ohverdavad öösiti aitas noote kirjutada. Aeg on küps, laulda 3 ainult veel. Püha